Suure-Jaani muusikafestivali peakorraldaja Aire Levand. Festival on jõudnud ekvaatori peale. Kuidas meresõit on läinud siiamaani? Meresõit on läinud väga hästi. Põnev on olnud. Tore on olnud, inimesed on jälle meid üles leidnud. Ürituste korraldajad, mis puudutavad nüüd natuke kergematoonilisi üritusi, kurvastavad, et kõike on nii palju, et inimesi ei jagu igale poole. Kas Suure-Jaani jagub? Suure-Jaani jagub, sellepärast, et meil on klassikalise muusikafestival. Ja 2 esimest päeva on näidanud, et inimesed on väga huvitatud festivalist ja klassikalisest muusikast, meie esinejatest ja meie Suure-Jaani linnast. Millest on ilma jäänud need, kes praegu selle jutuajamise peale festivali avastavad, mida väga head on ära olnud? Imeline oli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sümfooniaorkestri kontsert ja sellel aastal lõpetanud siis gaalakontsert, et seal olid väga eripalgelised esinemised. Ja eile oli Vanaõue puhkekeskuses talupoja kantaat, selline tore klassikalise muusika, vanamuusika kontsert, et tõesti imelised emotsioonid on nendest 2 päevast jäänud. No siin tehakse ka eksperimente, oli kuulda siin elektrikitarr pandi oreliga kirikus koos kõlama. See oligi eile üks tähtsündmus, et elektrikitarr ja orel ja publiku emotsioonid olid ikka ülevad, et ütlesid, et sellist asja iga päev juba ei näe. Ilmselt nii mõningi noor kitarrihakatis avastab nüüd praegu YouTube'ist, et maailma suured kitarrigeeniused on kõik mänginud ju Bachi ja selliseid häid asju. Ain Varts oli see, kes näitas siin vist koha kätte. Jaa, tema oli see, kes sellise kontserti kontseptsioon on olnud meil ka aastaid tagasi. Kuna meil on 25. festivali aasta sellel aastal, siis olemegi toonud selliseid erinevaid pärle aastate tagustest tagasi. Ja nüüd siis eile tõesti Ain Varts, Arete Kerge, Andres Uibo kordasid üht imelist kontserti uuesti. No nii, suurepärased asjad on toimunud, aga mis on need suurepärased asjad, mis on tulemas? No praegu hetkel näiteks on Allan Roosileht siinsamas kohvikarturi juures. Pärast seda me avame tema näituse Suure-Jaani kultuurimajas, mis jääb avatuks juuli lõpuni. Ahaa, mida seal näha saab? Tema autoriloomingut maale. Lindid ja salvestused raadiosaadetega? Ei, seal on tema kogutud plaadid ja nende uus siis nagu taassünd. Et väga põnev näitus ja väga ilus näitus, et kõiki soovitan tulla leida teie Suure-Jaani kultuurimajja. Ootame kõiki inimesi kell 8 õhtul Täksi vesiveskisse, kus on lõõtsavägilased. Teate, et 22. juunil on Suure-Jaani kooli suures saalis ERSO. Et ERSO on aastate jooksul meil käinud korduvalt. Nüüd mõned viimased aastad on tekkinud väike paus, kuid seekord taas on ERSO tulemas Suure-Jaani ja ma loodan, et ka publik leiab siis ERSO üles, et ja võite imestada, aga kontsert toimub Suure-Jaani kooli võimlas tegelikult, mis pidi olema imepärase akustikaga saal. Ja loomulikult on siis 23. juuni varahommikul kell 3 Hüpassaares Soosaarel päikesetõusu kontsert, kus sellel aastal on siis Tõnis Mägi. Ja ma arvan, et sellest tuleb üks imeline looduse keskel olev kontsert, et jätke meelde, 22. juuni hakkate tulema ja 23. juuni varahommikul öisel ajal või varahommikuse päikesetõusuga oleme siis koos soos. No Tõnisega on sellest juttu olnud ja ta toob endaga kaasa ka 2 väga erinevat ja väga võimekat kitarristi. Jaa, need on Andre Maaker ja Ain Agan või Varts? Ain Agan seekord. Jaa, need on Ain Agan ja Andre Maaker, et kolmekesi nad soos esinevad. Ja see on natuke seotud ka sellega, et need kitarristid lõid kaasa ka Tõnis Mägi viimase plaadi peal. Et see on sisse harjutanud kooslus ja niimoodi tuleb siis suvi kätte. Ja niimoodi tuleb suvi, sest festivali ajal algab ka ju päris suvi, nii et me oleme alati öelnud, et suvi algab Suure-Jaanis.